No nii on jälle uus hommikupäev. Täna jälle lennujaamas ja me lähme täna siis Kopsamuile. Täna on, et te teaksite, siis 8. august, reedene päev ja lähme kohe check-in'i, et oma asjad ära anda, oma pagas. Ja hommik on natukene väsinud on olla, aga ei, väga tore. Mina ootan väga, et minna saarekesele. See linnaelu on natukene üle ajama juba. Nii, peaaegu Kopsamuil või väga lähedal, ütleme nii, et lendasime siis, tahaks teile väga öelda neid nimesid või kohti, kuhu me lendasime, aga ma ei häälda need välja. Me lendasime sellise lennujaama nagu Nakhon Si Tamarat, midagi sellist. Ja seal oli meil kohe siis transfer olemas, see sõitis kuskil tund poolteist, midagi sellist. Sõitsime siis praegu sadamasse ja siis sadama pealt peaksime speedboat katamaraaniga või millegi sellisega sõitma siis Kopsamuile. Aju juba peas segast. Et siin ma hetkel tunnen, et on päris niiske, me saime päris korraga vihma isegi tee peal, aga praegu päike paistab. Aga näen, et mingid pilved liigud siia poole, et vaatame. Äkki me näeme siis seda imelist vihmaperioodi, mida räägitakse. Selles suhtes väga ei muretse, sest siin tavalis käibki ju mingi sahmaks tuleb ära ja lihtsalt hästi niiske on. Aga väga mõnus muidu, väga lihtne protsess. Ma olen kuulnud, et ma kuulsin seda küll hiljem, aga ma olen kuulnud seda, et väga palju nagu soovitataksegi seda, et see tuleks nagu paadiga, et ei lenda päris Kopsamuile või nendele saartele, et see on kallim. Aga kelle raha on, siis miks mitte. Ja lisaks veel, oh my god, lennu ajal, mul pole mitte kunagi vist kõrvad nii lukku, ma mõtlesin, mu kõrvad plahvatavad. Siiamaani ma see tunne, nagu ma räägiksin kuskil mingi vati sees, et selline fun värk, et mul veits, ma tundsin, nagu mingi allergiline nohu on paar päeva olnud, et võib-olla see mõjutas. Mina olen täiesti läbi, lennasin 2 tundi, soojendasin juba mingi pool tundi, kuuma käes jooksen hüppenööri. Väga mõnus, mulle meeldis, kuna mu jalg oli 4 kuud tagasi katki. Mul on väga hea meel, et ma siin katsetada, kuidas mu jalg on. Natukene on imelik, aga suht hea. Täna on 10. august ja täna me kolime eraldi natukene, et saaks olla oma ette ka. Ja uues asukohas mul siis ma võtan endale jälle paigi. Eile võtsime ka päevaks, ma ei tea, kas ma seda filmisin vist mitte, sest kõige kiireks läks igal juhul. Ma olen nüüd natukene juba sõitnud siin ja täna võtsin ka, täiega nunnukas on mul selline uus kreemine paikine. Et eks ma ikka natukene kardan, aga sõidan vastutustundlikult ja rahulikult ja alati kiiver peas. Isegi kui ma sõidan selle krääbiga sõitnud, nad alati ei anna sulle kiivrit. Nagu ma iga kord küsinud, et palun, ma tahan kiivrit ka, ja siis nad teevad natuke nägu, aga annavad sulle. Selles suhtes, need kiivrid on lipalopa. Ma enne sõitsin, siis ma nägin, et ühel mehel lendas kiiver, ma eeldan peast ära, mitte ta oli olnud see kuskil mujal. Ja nagu täie hoogas, ma olin mingi okei. Nagu täie creepy, ma ei tea, aga kiiver alati pähe ja ilusti kinni, mitte nagu mingi lipalopa, see hästi kasu, kui sul selle lahti on. Kuigi lipalopa on enamasti ikka, aga see kiiver tundub mulle kõige asjalikum, mis mul olnud on. Esiteks siin on visiir olemas ja see lukusüsteem on ka hea, nii et lahe. Ja varsti saame ka check-inida. Praegu tegibki selline loll aeg, et ma andsin oma riided pessu. Mul on tudjusärk põhimõtteliselt ja ma olen täis higistatud. Ja jah, pärast tahaks pesta, aga et kella 2 saab alles check-inida ja praegu on kell 1 või 11 midagi sellist, nii et tuleb olla praegu nii nagu on. Selline on siis ees setup, et ma panengi praegu sisse, kaart on siin ees niimoodi, siis on suht lihtne sõita, et muidu ei saa ju kuskilt vaadata, et see teeb asja väga palju lihtsamaks.
ja minu jaoks kõige keerulisemad on need kohad, kus ma pean paremale keerama ja rida siis ületama, et sa pead nagu üle vastassuuna sõitma, need on minu meelest kõige jubedamad kohad üldse. Aga pole hullu, aina paremaks saan selles, aga ikkagi ei ületa oma piire või ei testi mingeid piire siin, et rahulikult sõidan. Mina on valmis, me lähme täna Melissa sünnipäeva tähistama ja ma panin ennast ilusti riiesse, tegin väikese meigi, vaatame, äkki teeme Melissale ka väikese muki ja siis lähmegi. Et jah. Selle kleidi ostin turult, Melissa ostis sarnase endale sama tegumood, aga teist värvi, nii et loodan, et ta pani selle selga, siis me oleme ühesuguse, mitte me peaksime olema, aga lihtsalt kaunis. Kui piinlik olukord praegu oli, või see piinlik naljakas lihtsalt. Tulin tee peale Melissale vastu ja siis mingi takso sõitis mööda, lehvitas mulle, lasi signaali ja ma lehvitasin talle vastu ja ta vist arvas, et jah, ma tahan taksot, aga tegelikult ma ei taha, nii naljakas, siis tee seisma. Aga mu hotell on selline nimi, kui keegi kunagi Kohtsa-Muide peaks tulema. Täitsa okei on. Eelmine oli natukene võib-olla fancy, aga see on vanem, aga nunnu. On jälle uus päev ja täna on meil tuuripäev, et panime eile plaani paika. Ma võib-olla natukene ebaregulaarselt filminud vahepeal mingi klippe unustanud teha, aga jah, eile me käisime siis ühes mega ilus kohas söömas, see oli natuke selline fancy, aga kuna meil ise oli sünnipäev, siis läksime tähistasime seda. Ja eile me siis otsustasime, lähme täna siis Notsude saarekesele, mis on väga popp asi, mida teha, et siin on ka üks selline National Marine Park, et võib-olla lähme sinna ka mingi hetk, aga eessana lähme praegu Notsude saarekesele ja ongi, et peaks olema siis hotellist pick-up. Ma tulin välja juba, ootan, et keegi tuleks mulle vastu ja jah, siis on selline 4-tunnine tuurikene vist, et tundub väga põnev minu jaoks igal juhul. Proovin teile ka näidata ja snorgeldada peaks ka saama, nii et jah, ma juba panin endale päikesekreemi peale. Praegu tänu sellele ma oma sõbrannaga jagame üksteisega oma locationit, siis nägin, et sõbranna on ülilähed, kohe ju siis võetakse peale. Ja siis järsku vaatan, ta on ikka päris kaugele sõitnud nagu mööda minust. Et ma olen küll väljas siin täpselt tee ääres, aga kuna ma ei näe bussi sisse, siin läheb nii palju neid reisibussi, siis ma ei tea, millised bussist on, et mingi lehvitada ka on ju. Igal juhul helistasin sõbrannale, et kuule, mis värk on, et sõitsid temast mööda. Aga kuna sõbranna magas bussis, siis ta ei pannud üldse tähele. Ja nüüd seda küsis bussijuhi käest ja pöörasid otsa ümber ja tuleb mulle järele. Aga mis oleks siis saanud, kui ma poleks teadnud, mis sõbranna mööda sõitis? Ma oleks oodanud siin. Võib-olla siis, ma ei tea, nad on juba sadamas, ma kirjutan, et kuulge, kaua läheb, siis mina ei tea, ummikud ja asjad, et äkki ei jõua täpselt selles vahemikus nagu pidi tulema. Nii et siis kui täis endale puhkite asju, siis olge valmis kirjutama oma kontaktnumbrile, et kuulge, mis toimub, et ka nagu oma tuurile, mille raha makstud juba.มาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันละเมอภาพเธอคอยล้อนทุกคืนหลับลงคราใดอยากนอนไม่ยอมตื่นก็ทุกค่ำคืนเจอเธอที่ปลายฟ้าไกลก็ได้แต่เพ้อแต่ฝันลมก็ล้มชื่นชมโดยเธอไม่รู้ตัวเจอเธอทีไรจิตใจเต้น
6 päev juba. Aga ma mõistan kogu aeg teha neid nagu kokkuvõtvaid videoid. Igal juhul eile me käisime siis seal Notsude saarekesel ja iseenesest oli nagu tore, nagu selline asi, mida võiks teha võib-olla, aga veidi oli nagu selline ikkagi nagu kõik need asjad selles suhtes, ma ei saa midagi muud oodata, aga selline turisti vibe, et lähed sinna nagu meil võib-olla oli nagu natuke suuremad ootused sellest, et kui palju sigu seal on, kuigi seal oli päris palju. Aga hästi palju turiste on ju, siis seal oli hästi palju ka neid kohti, kus sa saad mingit jooke osta mingi 3 korda kallima hinnaga endale. Ehk ja me olime see saarel mingi 2 tundi, aga minu meelest oleks piisanud nagu 1 tunnist, nii et sellised nagu väikesed asjad. Jah, ma ei tea, soovitan minna, aga me mingi päev nüüd tahame minna Ang National Marine Parki ja vaatame siis, kuidas seal on, kui me lõpuks otsustame sinna minna, et ma arvan, see on lahedam selline värk, aga ei, see Notsude värk oli ka lahe tegelikult, et ma ei saa öelda midagi halvasti, et kui ma poleks läinud, siis võib-olla oleks jäänud kipitama, et nagu tore, et ära käisin. ฉันกลัวเธอไม่สนใจอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา Trenn tehtud, väga mõnus oli. Käisime trennis ära ja siis ma tulin koju pessu ja nüüd, kuna ma olen suht väsinud, siis lähen vaatan kuskilt siit tänava pealt ruttu süüa. Mul on 2 varianti. Üks on tähendab mingi 100 meetrit mingi Türgi koht ja teine koht on kuskil mingi takosid saab, aga seal saab ka taitoitu ja ma ei ole väga palju saanud banaankarrit ja Hannes on nagu söönud banaankarrit vahepeal Austraalias näiteks ja mul on rämedalt maitsenud see, siis ma mõtlesin, et tahaks proovida väga ja kahjuks ei saanud väga filmida nagu trennis, sest ilmselt ma keskendun trennile, aga mingi päev ma tahaks näidata trenniga natukene. Aga mida ma tahtsin jagada on see, et kui te olete jälginud rohkem meie videosid ja teate, mul oli vahepeal jalalumurd, siis see teeb mind mega kurvaks. Mul on nüüd mingi märtsi algus, oli praegune august. Oh my god. 4-5 kuud möödas sellest umbes ja ikka annab rämedalt tunda ja peale intensiivsemaid trenne eriti, et ma olen nagu mingi puuhobune siis või siis näiteks vastupidi, kui ma jään natukeseks nagu seisma, rahulikult olen, siis on valus ja nagu üldse ei liigu hästi. Eks ma ei ole nagu olnud oma harjutustega väga järjepidev. Naljakas, sest ise on füsioterapeut, ma olin alguses väga järjepidev, tegin oma venitusharjutusi, aga lihtsalt praegu reisil ja üleüldse nagu see rutiini puudus ja ma ei tea, kui tööl olime, siis oli nii raske tööl, et kuidagi nagu ei olnud jaksu, et ma ei tea, aga ma nagu ei kujuta ette, kas nagu ma ei tahagi jääda ju ilmselt terveks eluks mingi venitusharjutusi tegema kogu aeg, et see on täiesti kohutav, ma ei tea. Väike ränt. Kuna siin on täna taco teisipäev, siis ma otsustasin ikkagi minna tacode kasuks, et küll me jõuame seda taitoitu siia. Ma ei tea, mõtled küll, et sööd iga nurga peal taitoitu, aga esiteks väga palju ei jaksa süüa, teiseks ma ei tea, siin pakutakse lihtsalt nii palju muid asju ka ja kuna Austraalias on väga kehv toit väljas, siis ma väga naudin seda. ในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคน Peale seda, kui ma eile käisin seda söömas ära ja tulin koju, siis tundsin, mul natukene sees keerab. Nagu tahaks oksendada ja nagu tahaks või nagu oleks kõht lahti. Ja ma üritasin ikkagi magada ja siis ma mingi hetk ärkasingi üles selle peale, mul oli nagu väga halb olla. Ja õnneks ma mingi toidumürgitust ei olnud lihtsalt kõhulahtisus, aga ikkagi ei olnud väga tore öö.
ja siiamaani ma natukene tunnen ennast imelikult, nii et ma ei teagi, kas ma julgen kodust kaugemale minna, aga midagi peaks sööma, natukene kardan ka midagi süüa, aga vaatame. Praegu nii nunnu, ma näitan teile. Kiisukene on siin. Kiisu! Oled nunnu, issand kui nunnu sa oled. Nägin kaardi pealt, et siin on kuskil selline välijõusaal. Pidi väga lahe olema tasuta, et praegu ise trenni ei hakka tegema. Võib-olla õhtul, kui ma ennast hästi tunnen, siis lähme popsima jälle, aga mõtlesin, et kuna ma kõndsin mööda sellest, et astun korra läbi ja vaatan, mis siin toimub. No praegu ma vaatan, see pigem tasuta, aga siin on pandud mingi hind ka, aga see on tõeselt pigem nagu selline viisakus 20 pahti, et see on mingi €0,5 alla $1 mul, nii et see on pigem viisakus. Ma olen täna terve päev kopitanud kodus ja nüüd õhtul alles tulin ühte kohta, mis oli reaalselt meie eelmise hotelli kõrval ja ma ei tulnud siia, täna ma maksin selle eest, 10 pahti ainult, mis on, ma ei tea, väga väike summa, aga et oma seda parki siia, kuigi ma oleks võinud tulla siis, kui me ööbisime siin, aga näitan teile, väga äge koht, ma üldse kahetsemise tulin. Alguses, kui ma vaatasin neid pilte, siis tundusid lihtsalt nagu mingi paar väikest kivikest, mida sa ikka neid vaatama tuled. Aga siin on täitsa lahedad, et natukene meenutavad Seychelle vist, ma pole ise küll käinud, aga nende piltide põhjal, ma ei tea, hetkel valgus võib-olla ei anna nii palju seda ettekujutust, aga väga lahe selline pildistamiskoht oleks ja siis mere peal panevad jetid ringi, väga lahe. See on nii naljakas, kuidas sellistes kohtades on kogu aeg iga asja ees nagu maksad, näiteks praegu ma küll käisin mingite kivide peal, siis nägin, et kuskil kõrgemal saab ka vist olla, nagu see viewpoint on. Mõtlesin, lähen sinna ka. Maksin ise parkimise eest mingi 10 minutit või mis ma siin olin, on ja väike summa, okei, vähe pole. Aga siis tahasin üles minna, peab veel 20 pahti maksma. Et iga asja eest maksame juurde ja siis lõpuks tuleb korraks summa juba kokku. I think 16. No. Younger maybe. How many people? Kõik käivad mu videosse.
unustasin jälle eile lõpetada vlogi päeva justkui, aga eile siis võistles seal on ju üks eestlane ja ta võitis kusjuures ja ta tegi siis viimase profimatši ja me läksime siis, mõtlesime, et teeme pilti ja õnnitleme, ütlesime tere, palju õnne ja ta vaatas meilt sellise näoga nagu mida, mis keeles te räägite, et noh, tegu oli vene nimega, aga selles suhtes Eestis ka ju meil elab venelased ja noh, ma arvan ja loodan vähemalt, et need venelased, kes Eestis elavad, saavad aru tere ja palju õnne äkki, võiks ju, ma ei tea, või vähemalt saaks aru, mis keeles me räägime, aga tundus, et tema ei saanud aru ka. Nii et selline fake värk tundus, aga ma ei tea. Ja nüüd hommikune jalutuskäik mere ääres. Juhu. Eile hommikul oli siin korralik tõus, täna on mõõn. Ja uus trip on ees, täna on siis pargipäev, National Marine Park ja see selline terve päeva trip. Tuleb väga põnev kindlasti, seal saab haikida, saab snorgeldada, et ma ei tea, kuskil oli kuulda vist, et peaks Victoriat tulema, eks näis siis loodetavalt seda ei tule. Suure paadi pealt toodi sellise longtail paadiga saarele ja siin on selline korralik tasakaaluharitus. Liikuvad plaadikesed. Kohe näitan, milline see longtail boat on. Selline siin nagu kalapaat. Väga põnev. Ja enamus inimesed ikkagi kannavad oma päästevesti, aga oli ka mõned, kes mõtlesid, et ei ole nende tervis või midagi oluline. Võib-olla kõik pole kuulnud, mis vahepeal palil juhtus.เข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา Aegu tipus, oh my god, aga see on täiega väärt seda higi silmas, päikesekreem silmas, aga mega mõnus. เหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครหากเธอมีใจก็บอกกันสักหน่อยอย่าให้ฉันคอยเธออย่างนี้คอยนานมันสมสารรู้ไหมยิ่งเธอทำเฉยฉันเองจะบ้า Haik ise just üles oli päris selline väljakutsev. Tegelikult alla ka sellepärast, et need mõnes kohas need astmed olid suht sügavad või kõrged, ma ei teagi, kuidas öelda, aga alla oli lihtsam tulla füüsilist selles suhtes, et jää nii higistamas, aga üles on lihtsalt rohkem lihasjõudu vaja, alla on vastupidi, teistpidi lihasjõudu vaja, aga rohkem energiat kulus üles minnes.
ma ei teagi, mul ei ole kella käe peal, ma ei tea, kaua mul see kokku aega võitis, öeldi, et see on 30 minni üles ja 30 minni tagasi. Eks see on mingi pildistamine ise pausi niimoodi ka juurde, et ma ei tea, korralikult turisti, kes on täpselt see, mida sa näed kuskil mingi videotes, vaata, et järjekorras inimesed ootavad. Ja mul kleit täiesti märg, oota, ma proovin näidata. Ma ei oska näidata sellega. Igatahes täiesti ligumärk, täiesti teist värviga. Aga õnneks saab siin minna snorgeldama, ujuma, pesta saab ennast, nii et elu on hea. Meil on selline lõuna ka, kana on alati loetud ja siis mingid muud asjad ka. Mahla süüa. Minul see suhkur praegu peale seda haiki kulub ära. Väga mõnus. Nii, täna on 16. august. Et jälle teile konteksti luua, sellepärast ma iga päev ütlen, et on järgmine päev. Täna on 16. august ja täna on minu viimane päev Kohtsu-Mui saarel. Loodetavasti ma peaksin täna siis minema edasi Koh-Phanganile. Ja seal on mingi 4-5 ööd, midagi sellist, 4 ööd vist on. Ja siis sealt lähen tagasi Bangkoki. Et sõbrannaga hetkel, kuna temal oli selline õnnetus ja ta ei tunne ennast kõige paremini, siis tema jääb siia saarele edasi ja mina liigun edasi, sest ei taha nagu ilma jääda nendest asjadest, mis oli nagu mõeldud. Mingis mõttes on mingi kompromiss, ma juba olen tegelikult teinud ja. Aga ma ei tahtnud sellest rääkida. Tahtsingi öelda, et praegu näiteks terve öö, eile või mingid uudised on, et hakkab torm tulema ja eile terve öö siis sadas vihma ja täna hommikul ongi nagu mitte külm, just ülimõnus on, aga võrreldes nagu teiste hommikutega tunnen, et on ikka temperatuur nagu langenud ja isegi kui vihm on sadanud, siis ma nagu, ma ei tea, niiskust nii otseselt ei tunne, ma arvan see sellepärast, et ei küta hetkel nagu taevas nii palju, et see kõik niiskus üles uuesti tuleks, on ju. Aga jah, lähen praegu hommikut sööma ja siis telin endale takso. Ja mul oli juba raskus oma koti kinni panemisega, aga ma nagunii vist peaksin ostma kohvri, sest meil on vaja Austraalias ka asjad kokku pakkida ja ühe kohvri me saatsime juba Eesti. Ehk siis oleks hea, kui oleks meil üks kohvar vähemalt 2 peale, kui me reisime nagu edasi ja tuleme Eesti lõpuks. Nii et jah, sellised uudised praegu. Vaatame, kas ma saan sinna saarele, sellepärast, et nagu see tormihoiatus on imelik. Vihman terve öö sada praegu mingi paar tiba tuleb, ma ei tea, no pigem ei tule mitte midagi. Ja tuul ei tundu ka väga suur, aga noh, see võib muutuda ju väga palju. Õnneks sõit on mul ainult mingi 30 minutit, nii et ei ole midagi väga hullu. Mina muretsesin, kas saan üldse paadi peale, et äkki on nii tormine või midagi, aga siin on megalt rahvast, nii et ei ole ma ainus, kindlasti mitte, ma ei tea, ma ei arvanudki, et ma ainus on, aga kuigi arvan, et nii palju inimesi on ka. Et nüüd tuleb siin check-in teha ja siis saab arvatavasti paadi peale.